Tere hommikust! Tere hommikust kõik müügiinimesed! 38. nädal, õigemini 38. müüginädal, 18. müügiminutid. Päris sügisene ilm. Ega vist enam paremaks ei lähe, et nüüd hakkab aina jahedamaks minema, aga sellises kliimas me elame ja sellega me peame hakkama saama. Ma soovin teile kõige mõnusamat algavat nädalat. Ma soovin, et te liiguksite oma eluteel selle nädalaga jällegi väikese sammu edasi, töötaksite iseendaga ja mõtleksite, mida selleks on vaja, et järgmisi verstaposte saavutada. Ma täna räägin ühest huvitavast fenomenist, mida ma olen päris pikka aega jälginud. Ja selleks fenomeniks on sotsiaalmeedia profiilid. Ja kunagi päris ammu, kui ma olin mõnda aega kodus olnud päevatöölt ja mõtlesin, mida eluga edasi teha ja raha hakkas juba otsa saama. Kõik oli pahasti, midagi ei olnud hästi, siis päris mitmed inimesed, keda ma nägin ja kirjeldasin, et kus faasis ma oma eluga olen ja mis ma teen, ütles, et oi, et aga sul on küll elu ju nii suurepärane. Ja ma küsisin, miks sa siis seda arvad või miks te seda arvate, et mul elu suurepärane. Me vaatasime su Facebooki nagu profiili ja sealt tundub, et su elu on küll nagu lill. Ja see oli päris ammu aega tagasi, võib-olla 1,5 aastat tagasi. Sel hetkel ma mõtlesin, et okei, Facebooki profiili järgi vaadata, kas elu on äge või ei ole äge. Tänaseks ma olen aru saanud, et ma otsisin seda sõna, USAs on isegi selle kohta mingisugune sõnastus, mingi sündroom. Ehk siis inimesed, kes tunnevad ennast pahasti teiste sotsiaalmeedia voogu vaadates. Ja ma pean teile ütlema, et see on kõige jaburam asi, milles sa ennast elus pahasti võiksid tunda. Vaadake, sotsiaalmeedia voog, või üldse, kui me natukene mõtleme edasi USA poole pealt, et kui palju on inimesed nõus maksma selle eest, et saada endale suurepärast sotsiaalmeedia profiili. Tohutud summad, mis sellest makstakse, see on terve teadus. See on terve teadus, mis selle najal püsti seisab, et sinu Facebooki profiil oleks külge tõmbav ja selline äge ja kõik tunduks, et sul on kõik ülimalt hästi. Ma olen kõige paremat Facebooki definitsiooni kuulnud Christian Portilt. Ja Christian Port ütles Facebooki kohta väga hästi. Facebook on selline keskkond, kus igaüks proovib endast üles panna pildi, mis on natukene parem kui tegelik situatsioon. Ja järgmine inimene vaatab siis tema natukene paremat pilti ja vaatab, et oi, et tal on nii ilus hetk, et ma proovin endast ka sama ilusa hetke teha või veel ilusama. Ja siis, kui kõik panevad endast natukene parema pildi üles, kui tegelik olukord on, siis tegelikult on kõik õnnetud, sest nad ei suhtle üksteisega päriselt, vaid jälgivadki sotsiaalmeedia voos liikuvaid pilte. Ja see on parim definitsioon, mis ma olen Facebooki kohta kuulnud. Ma ütleks selle kohta niimoodi, et esmalt see, milles peitub õnn, milles peitub üldse inimesel õnn. Mingi uuring ütleb seda, et inimese õnn peitub selles, et sa saad oluliste inimestega rääkida olulistest asjadest ja seda loomulikult näost näkku. Mis on aga depressiooni peamised põhjused? Depressiooni põhjused on 2 tükki. Esimene põhjus on see, et sul on liiga vähe tegevusi. Sul hakkab igav, sa hakkad kodus istuma ja mõtteid mõlgutama, et mis nüüd eluga edasi teha, et mul pole lihtsalt mitte midagi teha. Ja teine põhjus sealt kohe otsa on see, et su sotsiaalne ring hakkab kitsamaks jääma. Ja need 2 asja on väga omavahel seotud. Kui sa jääd koju istuma ja mõtled, et jube igav ja midagi teha ka ei viitsi ja siis tekivad igasugused mõtted pähe ja loomulikult, kui sa juba kodus istud, siis sa juba jääd teistest ka võõraks ja väga enam kellegagi läbi ei käi. Ehk siis need 3 asja kokku panne. Saa oluliste inimestega päris elus, päriselt kokku ja räägi nendega olulistest asjadest. Hoia ennast tegevuses, kas heategevuses või ärilises tegevuses, hoia ennast tegevuses ja sinu sotsiaalne ring ei kuiva kokku. Ma olen kunagi ammu olnud ka, võib ka öelda selles mõttes, et kolistanud seda sama lõksu ise oma teekonnal. Ja mina nimelt
võrdlesin, kui ma koolitama hakkasin, siis ma nagu väga tahtsin ennast võrrelda minu tutvusringkonnas olevate kindlate isikutega. Ja mulle tundus, et mul ei ole koolitusmaailmasse midagi anda, isegi oma 15 aastaga ei ole midagi kogutud reaalsetest kogemustest, et nendel inimestel on nagu nii palju anda. Ja ühel hetkel ma sain reaalsusest aru, et need inimesed, kellega mina ennast võrdlesin, on Eesti müügikoolitusmaailma üles ehitanud ja mul tõesti ei ole neile midagi anda ja mul ei peagi neile mitte midagi anda olema. Mul on anda 90%-le ülejäänud müügiinimestest kindlasti mõni hea mõte ja see on see sihtgrupp, kellega ma tegelikult tööd teen. Seega võrdlemine ja teiste voos elamine on kõige mõttetumad asjad. See täpselt sama, kui sa jalutad tänaval ringi ja vaatad valimisreklaami või mingisugust muud reklaami, siis sa seda ju ei osta. Sa jalutad ringi, aga sa ei osta seda ära sellepärast, et see on sinu jaoks seosetu. Siis mu küsimus on sulle, miks sa ostad kellegi teise voogu, eriti kui see tundub liiga hea, et olla tõsi. Ja olen ka mina näinud selliseid profiile, et elan raha sees ja kõik on paganama hästi ja see tuli üleöö. Te teate, et üleöö ei tule mitte midagi. Kuldlusikas suus pole keegi sündinud. Kõik tuleb raske tööga. Ja võib-olla siia lõpetuseks. Ma ütleksingi ühe oma iidoli mõttetera, kelleks on üks USA investor ja koolitaja nimega Grant Cardone. Ja kuna ma kunagi kuulasin ta raamatut The 10X Rule, siis tal on hästi lihtne reegel. Selleks, et saavutada seda, millest sa unistad, pead sa tegema 10 korda rohkem tööd, kui sa oskad endale sellel hetkel ette kujutada. Ja ma olen täiesti seda meelt, et lihtsalt tulevaid asju maailmas ei ole olemas. Kõik on suure töö ja pühendumise tulemus. Ja siis ei olegi mõtet jätta oma Facebooki voos sellist muljet, et kõik see õnn saabus sulle üleöö, et hea on jälgida inimeste arengut nende profiilil, kuidas nad liiguvad, mida nad teevad, mida nad tähtsaks peavad, mis on nende olulised hetked elus. Ja minust see ongi see, mida sotsiaalmeedia voos kajastada tasub. Selle nädala mõte sulle. Ela oma elu. Ehita oma elu ise üles. Kas või nullist, kui vaja siis lammutas uuesti maha ja hakka uuesti nullist ehitama. Sa teed palju asju, palju teistmoodi. Ära ela teiste voos, ära ela teiste mõtetes, ära võrdle ennast teistega, sest see on täiesti kasutu tegevus. Soovin sulle kõige ägedamat nädalat. Mõtle koos minuga, põrgata mulle mõtteid. Kui näed väärtust, siis jaga. Aitäh sulle ja tšau!